Süüdistuse järgi korraldas Ger Kriisa aastatel 2022 kuni 2026 väidetava pettuse skeemi, mille käigus meelitas inimestelt raha välja valede ja väljamõeldud lugudega. Prokuratuur väidab, et ta esines nii iseenda, oma ema kui ka väljamõeldud tegelase Irene nimel ning väitis näiteks, et tema pere on ohus, emal on vähk, perefarm vajab päästmist või et ta vajab raha võla tasumiseks. Samuti olevat ta suunanud ühe ohvriga andma raha teisele ohvrile, väites ekslikult, et too on vahendaja. Interneti või posti teel tehtud pettusi võtab USA õigussüsteem karmilt. Ütlemata tõsine, sellepärast nende kuritegude sooritamine on ühelt poolt äärmiselt lihtne. Tänu sellele on see küllaltki laialt levinud ja selle tagaajamine on suhteliselt keeruline. Ja Föderaalne juurdlusbüroo on isegi moodustanud igasugused oma seal rakkerühmad. Maksimummäär on 20 aastat ja raskendavatel asjaoludel, mida vist ei ole, 30 aastat. Aga see, mis siin mõned inimesed on Eestis ähvardanud 50-60, ei, nii palju see asi ei saa. Eesti riigi poole abi saamiseks ei ole Kriisa vähemalt tänase seisuga pöördunud. Eesti on Ger Kriisa kinnipidamisest teadlik ja palunud USA ametiasutustelt kinnipidamise kohta lisainformatsiooni. Välisministeerium lisas, et Eesti kodanikul on õigus soovi korral suhelda Eesti konsuliga ja saatkond on abi andmiseks valmis, kuid hetkel ei ole Kriisa Välisministeeriumi kinnitusel nendega ühendust võtnud. Tegemist on süüdistusega ning vastavalt USA kohtusüsteemile otsustab Kriisa süüdi või süütu olemise tavalistest inimestest koosnev vandekohus. Aga kui ma peaksin kihla vedama selle peale, siis ma arvan, et kuskil 4-5 aastaga võib ära pääseda. Välismaal on Eesti väike riik, Eestisse tervikuna suhtutakse sümpaatselt, kogemata loll oli ja need argumendid võivad, kui advokaat ilusti räägib, siis ta võib selle 5 aasta peale ära rääkida. Siin Tallinna Lastehaigla nurgas kogub Tallinna Lastehaigla toetusfond annetusi päriselt haigetele lastele. Ka nemad on mures, et haigusele tuginedes tegutsevad ka petturid, kes paluvad inimestelt raha. Internetis levib igasuguseid abipalveid, et kuidas vahet teha, mis on päris abipalve ja mis on siis tõesti petturi pandud kurvad silmad. Seda on kindlasti väga raske teha, aga ma arvan, et kõige õigem oleks siiski, kui me uurime tausta. Ja mis veel saab kindlam olla, on see, kui te teete annetuse teatud inimesele läbi mingi organisatsiooni, kelle kohta on teada, mille heaks nad annetusi koguvad. Kraameri sõnul on Eestis teada alla 10 juhtumi, kus raha on kogutud pettusega. Esinenud on ka olukordi, kus eraisiku kogutud raha kasutatakse lisaks ravile muudel eesmärkidel. Me soovitaksin inimestel siiski pöörduda organisatsioonide poole, sellepärast et nende puhul, nii nagu näiteks meie organisatsiooni puhulgi, on teada, et need soovitused välismaale minna on ikkagi tulnud arstidelt. See tähendab, et neil on täiesti põhi olemas ja põhjus olemas. Ger Kriisa juhtumiga tegeleb prokuratuur teatas TV3 uudistele, et Kriisa astub esimest korda kohtu ette täna õhtul kell 8 Eesti aja järgi. Välisministeerium on suhelnud Kriisa lähedastega.